Ja nüüd meie ees Tartu Ülikooli Tartu Observatooriumi õppetöö asedirektori atmosfääri kaugseire kaasprofessor Erko Jakobson ja kuuleme siis kohe sellest, et maakera soojeneb ja mida see Eesti jaoks tähendab. Tervist! Ma olen siis Piiaga samas töögrupis ja jätkan siis samade slaididega, millega Piia alustas. Mõned on ka kattuvad, aga alustan siis natuke kaugemalt, ehk siis kuidasmoodi see kliima muutub. Et see on üks hästi üldine joonis selle kohta, et kuidasmoodi globaalne kliima on muutunud ja muutub. Ja siin on toodud välja mudelite erinevused. Et on mustad jooned on siis vaatlusandmed, globaalne keskmine temperatuur. Ja siis on, et mida need mudelid näitavad. Et on võetud täpselt samad mudelid ja modelleeritud kliimat. Ja ühel juhul on kasvuhoonegaasid fikseeritud tasemel ja teisel juhul, ehk siis sinisel juhul on kasvuhoonegaasid fikseeritud tasemel, ajaloolisel tasemel ja mingit muutust ei ole. Ja täpselt samad mudelid, ainuke asi, mis juurde pandi, et kasvuhoonegaaside muutlikkus ja tulemus on juba oluliselt paremas kooskõlas mõõtmisandmetega. Ehk siis minu meelest on see väga hea näide selle kohta, et tõesti need kasvuhoonegaasid on olulised. Ja miks see kliima muutub ja mis me tuleviku osas, me ei tea, mis juhtuma hakkab, tulepärast, et me ei tea, kuidasmoodi inimkond käituma hakkab. Täpselt, et kas me tahame elada nagu keskmine ameeriklane või on seal mingeid muid lahendusi. Ja tõesti siin sajandi lõpuks, et kas meil on alla 400, mida enam ei prognoosita, on kasvuhoonegaasi CO2 tase või on üle 1000, et seal on tuleviku mõttes päris suur erinevus. Ja siin on üks aegrida Eesti kohta, Eesti mandriala ja mustad täpid on siis ERA5 andmed, ehk siis mis on mõõtmisandmetega kooskõlas ja värvilised jooned on siis mudelid ja roheline on siis optimistlik kliimaprognoos, oranž on vahepealne ja punane on siis kõige pessimistlikum prognoos. Ja kuigi ja ajalooline osa on siis mudelid isegi pigem alahindavad, et tegelikult mudelite põhjal võiks meie kliima olla natuke jahedam. Järgmised mõnikümmend aastat võiks öelda, et ei ole mingit vahet, mis me teeme, et see on juba otsustatud või see on määratud ära viimastel aastakümnetel tehtuga. Aga see, mis sajandi lõpuks juhtub, et seal on ikkagi päris mitu kraadi vahet ja see on aasta keskmine temperatuur, et ekstreemumites on suuremad vahed veel. Aga selleks, et tulevikus, et me ei tahaks näidata, et sellisel juhul läheb niimoodi, sellisel juhul läheb niimoodi, sellisel juhul niimoodi, et siis on nagu hästi suur ebakindlus, et kuidas pidi siis läheb, et siis IPCC viimases raportis on võetud uus meetod kasutusele, ehk siis, et lähtume sellest, et kuidas muutub globaalne soojenemine. Ja et meie kliima on hästi seotud tegelikult globaalse keskmise temperatuuriga, ehk siis kui globaalne temperatuur jõuab 1,5-ni, 2 kraadini, 3 kraadini, et see määrab ka ära selle, kuidasmoodi kliima meil on. Ja see, kas see juhtub aastal 2030 või 2060, et see ei olegi, et meie kliima tuleb ikkagi enam samasugune. Et kui see globaalne temperatuur on selleni jõudnud. Ja siin on ka toodud, et millal see juhtub, et erinevad globaalsed, sest tahetakse teada, et kuidasmoodi et globaalse soojenemise tasemed on seotud ajaliselt, et kuna see juhtub, et siis siin on et tase 1,5, see peaks juhtuma juba üsna varsti ja jälle ei ole vahet, millise selle SSP ehk siis millist sotsiaalmajanduslikku rada pidi minna,
2,0 jõuab ka seal pigem juba aastal 2050, aga need suuremate GBL-ide puhul on juba see, et see ajaline määramatus on väga, väga suur ja see sõltub hästi palju sellest, et millist rada pidi me minema hakkame. Et näiteks globaalse soojenemise tase 4, et selleni jõudmine optimistlikumate projektsioonide puhul selle sajandi lõpuks ei ole tõenäoline. Nii, ja siin on ka natuke, mis andmeid kasutame, ehk siis me kasutasime Copernicuse andmeid, ehk siis need IPCC kliimamudeleid, aga me valisime, et milliseid me täpselt kasutame selle järgi, et võtsime nad sellest C3S-i atlasest, ehk siis eeldame, et nemad on teinud mõistliku valiku. Ja selleks, et vältida probleemi nende, et mõned mudelid on liiga kuumad, mõned on tegelikult ka natuke liiga jahedad, et siis selleks me kasutame ühtepidi seda, et kasutame seda GVL-põhist lähenemist ja teistpidi kasutame mediaane, ehk siis, et kui üksikmudel on süsteemselt väga paigast ära, et siis mediaan tulemus ei mõjuta, et kas ta on 2 kraadi liiga kuum või 200 kraadi liiga kuum, et kui keskmisel nihutakse väga paigast ära, et siis mediaani puhul pole vahet. Ja meil on esitatud ja oleme juba saatnud ka resensindile vastuse, et oleme teinud ka artikli selle kohta, selle meetodi kohta, nende tulemuste kohta. Ja kuna ma olen seda ettekannet paljudele juba näidanud erinevalt astmes, et selleks, et huvitavam oleks, siis seega võtsin juurde ka ühe illustreeriva näite, et kui valida välja üks mudel ja siis näidata, et mille pärast ansamblipõhine lähenemine on mõistlikum. Nii, siin on siis keskmine temperatuur ja nagu Pia ütles, et see on üsna selgelt näha, et selgelt teada, et temperatuur soojeneb, et mida kõrgem globaalse soojenemise tase, seda soojem on ja need erinevused ka, et erinevused lähevad ka suuremaks, et siin ja meil on küll, et muidu räägitakse, et polaaraladel on suurem soojenemine, et siis meil on pigem on siin see, et on see ida-lääne suunaline erinevus, ehk siis tõenäoliselt seotud kaugusega Atlandist. Nii, ja nüüd siis suurelt põhitulemused, ehk siis, et kuidasmoodi Eesti ala keskmine temperatuur on seotud globaalse soojenemise tasemega. Ja jooniseid tuleb palju, et siis ma räägin põhimõtted ära, mis siin on, et X-teljel on siis globaalne soojenemine ja Y-teljel on siis keskmise temperatuuri muutus. Ehk erinevus ajaloolisega, ja ajalooline on 1850 kuni 1900. Ja siin on hunnik punkte ja hunnik jooni, et näiteks see punkt on siin ühe mudeli aastal 2080 kuni 2099 keskmine ja tema SSP on 585. Ehk siis põhimõtteliselt iga mudeli jaoks, mudeli on umbes 30, iga mudeli jaoks ja on leitud iga SSP jaoks ja iga selle 20-aastase perioodi jaoks väärtus, et 20 aasta perioodi jooksul, et kui suur erinevus on võrreldes ajaloolise temperatuuriga samal mudelil. Ja kui on need 4 korda 5 ehk siis 20 punkti, et nendest on pandud mudeli jaoks läbi trendijoon. Ehk siis igal mudelil on oma trendijoon. Ja siis on nendest trendijoontest võetud mediaanväärtus, mis on see punane, ja siis on sinised on 10 ja 90 kvantiilid, ehk siis ja näete, et see vahemik on väga, tegelikult ikka päris väike.
et ainult mõne, ja need mudelid, mis on seal väljaspool, on ka tegelikult, ei ole väga, väga palju erinevad. Ja näete, et see Norm SM2MM, et see mudel on super hästi, ehk siis ta läheb mediaaniga imehästi kokku, aga samas me ei saa öelda, et see mudel, et ta on vale, me ei saa öelda, me ei tea, aga lihtsalt me saame öelda, et tõenäoliselt need mudelid, mis selle mediaani lähedal on, et paljud mudelid toetavad sama lähenemist, et selle tõenäosus on suurem. Nii, aga kui me läheme edasi ja vaatame samu andmeid sesoonselt, et siis me näeme, et keskmine temperatuur tõuseb talvel Eestis 1,9 korda kiiremini kui globaalne keskmine temperatuur ja suvel 1,3 korda ja kevad-sügis ka 1,3–1,5 korda. Aga nüüd tuues selle näite selle üksiku mudeli puhul, et kui me võtaksime ainult selle üksiku mudeli, siis see roheline joon on siin talvel ja suvel on ta siin, ehk siis et ta on talvel ja suvel äärmuslik, mis ei tähenda, et ta on vale, aga ta on tõenäoliselt on väiksem ja selle puhul, et kui me oleks võtnud ainult ühe mudeli, me oleks teinud järelduse, et sesoonseid erinevusi ei ole, aga kui peaks järjestama, et siis kõige suurem soojenemine toimub suvel. Aga samas mudelite ansambli puhul me saime, et kõige suurem soojenemine on ikkagi talvel ja ka mõõtmisandmed, ajaloolised andmed näitavad, et kõige suurem soojenemine on olnud talvel. Nii, ja siis kui vaatame üksikuid ekstreemseid väärtuseid ehk siis maksimaalseid temperatuure ja minimaalseid, et siis TXX ehk siis maksimaalne talve maksimaalne tõuseb 1,3 korda, suve maksimaalne temperatuur ja talve miinimumtemperatuur niipidi tõuseb 3,6 ehk siis praktiliselt 3-kordne erinevus miinimumide ja maksimumide vahel. Samas suvel 1,3, 1,2, ehk siis talvel et miinimumid tõusevad oluliselt kiiremini. Ja kui siin vaadata üksikuid veel ekstreemseid parameetreid, et siis et külmapäevade arv, ehk kui miinimumtemperatuur on alla 0 kraadi, et seal on üsna hea kooskõla, mõni üksik mudel muidugi on paigast ära, mis ei tähenda, et ta on valesti, aga on erinev, aga ikkagi külmapäevade arv selgelt kahaneb, küttekraatpäevade arv ka oluliselt kahaneb ja samas on ka väga hea kooskõla, et on üsna kitsas see koridor ja samas suvepäevade arv, ehk siis päevade arv, kus maksimumtemperatuur on üle 25 kraadi, et siin on väga suur hajuvus, aga ikkagi on pigem tõus, aga ongi, et kas see 10–90% iili vahemik on, et tõus on kas 1,6 kuni 11,9, et väga suur vahemik. Ja troopiliste ööde arvu puhul isegi mõned mudelid näitavad, et on väheneb, aga pigem on tõus, aga see, et kas 0,15 kuni 5,85, et see on ka väga suur vahemik. Ja siin ongi, põhjendus on sellega, et lävendipõhised mudelid, lävendipõhised otsused, ehk siis, et kui me paneme täpselt 25 kraadi või siin troopilistel öödel on ka 20 kraadi, et see on hästi, sõltub sellest, et kui üldiselt mudelites on mingisugused väiksed erinevused sees, ehk siis need biasid sees, et siis sellest see tulemus sõltub väga palju. Nii. Ja sademete osas üldiselt ka ikkagi
sademete hulk suureneb, Lõuna-Euroopas küll väheneb ja Eestis ka sademete aasta keskmine suureneb ja siin on näha, et see üksikmudel välja valitud, et kui aasta keskmine temperatuur hästi klappis, siis sademete osas võib ta olla juba täiesti kõige ekstreemsem. Ja kui vaadata 4 aasta aega, et siis on ka näha, et kui öeldakse, et sademed tõusevad, et siis muudel aastaaegadel sademed tõusevad, aga kui vaadata suve, et siis siin sademed, et kas ta on -7,7 kuni 13,9, et on määramatus on väga suur, ehk kõige rohkem, mida me saame öelda, on see, et me ei tea. Aga samas, kui võtta see üksikmudel, et siis võiks öelda, et suvel toimub ikka väga suur sademete vähenemine, mis tegelikult on sama tõenäoline, kui et toimub väga suur sademete tõusmine. Nii, ma saan aru, et meil aeg hakkab otsa saama, aga et on veel, et ka sajupäevade arv tõuseb, keskmine pigem tõuseb, aga tegelikult see vahemik on pluss ja miinuse vahel, ehk siis tegelikult ei saa usaldusväärselt öelda. Ööpäeva sademete hulk, et suurim ööpäeva sademete hulk on tegelikult see nimetus, see on väike viga sees, et see ikkagi tõuseb, et kui sajab, et siis pigem ühe sajupäeva saju hulk tõuseb, tugeva sajuga päevade arv ja äärmuslike sajude hulk suureneb, et kui sajab, et siis tõenäoliselt sajab rohkem. Ja lõpetuseks ka tuul, et seda joonist tegelikult Piia juba näitas, et ongi, et tuule puhul jälle me ei tea, mis juhtub, et pigem väheneb ja äärmusliku mudeli puhul, selle juhusliku mudeli puhul see vähenemine võib päris suur olla, aga tegelikult me ei tea, et võib ka, siin on -0,7, praktiliselt -0,18, aga võib olla ka 0,009, et pigem tõus. Ehk siis kokkuvõttes ongi, et õhutemperatuur kasvab kõigil aastaaegadel ja miinimumtemperatuur kasvab kiiremini kui globaalne keskmine, sademe hulk aasta keskmiselt kasvab, aga suvel on see tulemus ebakindel, et me ei tea, kas ta kasvab või kahaneb. Tuultekiirus pigem väheneb ja et ainult ühe mudeli põhjal tehtud järeldused ei pruugi anda iga parameetri puhul õiget me ei tea, kas ta on õige, me ei tea, kas ta on vale, aga ta on keskmisest võib olla erinev. Nii, ja see on kõik. Aitäh! Aitäh, Erko! Ja taas kord saalist meil on täpselt paar minutit paari küsimuse jaoks. Kuidas tundub? Põletavaid küsimusi hetkel täpselt üks paistabki. Ja mikrofon jõuab kohe sinuni. Nii, no talvise selle soojenemise puhul on oluline see albedo muutumine, et kui palju kevadel sa neeldub. Aga nüüd, kui see lumi nüüd ära kaob, kas siis on loota samasugust toimimist või mudelitesse siiski välistatakse juba? Et kas see mudel arvestab seda, et lähtetingimused ka sellises osas muutuvad? See, et albedo muutub, kindlasti mõjutab, aga tegelikult meie kliima hästi palju ikkagi sõltub sellest, et kuidas moodi, mis õhumassid meile tulevad, et teinekord võib, et talvel samasuguse lumega võib olla sul -20 ja võib olla ka 0, aga et meie näeme ainult mudeli väljundi, et tegelikult me ei tea, et mida nad täpselt arvesse võtavad, aga me loodame, et nad võtavad võimalikult palju asju arvesse. Ja selle
ainuke, mida me teame, et saame võrrelda, et kuidas nad praeguse mõõtmisandega kokku lähevad. Aga jah, mudelid näitavad, et ka siis, kui lund on vähem tulevikus tõenäoliselt, et siis kliimamuutus ikkagi jätkub. Jah. Aitäh, kas veel küsimusi? No mina olen siin selleks, et rumalaid küsimusi küsida. Kas, Erko, kui palju tullakse sinu juurde ja öeldakse, et aga kliima soojenemine on nii hea, talvel ei pea enam nii palju riideid selga toppima ja kõik on ju väga tore, elu võiks justkui odavamaks minna tänu sellele. Mis sa siis vastad neile? Jah, et kohati on õigus, aga kohati on ka see, et sellega kaasneb tegelikult ka palju negatiivseid asju, et näiteks et see, et kui sul on soojem ja kõik on väga mõnusam, ja näiteks põllumehele ka, et tal saab kartuli varem maha panna, aga kui kogemata selle käigus kaasneb ka see, et tuleb selline põud, mida ta ei ole kunagi varem näinud ja tegelikult ta midagi ei kasva, et siis ta sügisel nagu liiga rõõmus ei ole. Et üksikuid parameetreid vaadates võib minna paremaks, aga summa summarum pigem ei pruugi. Nii et pole halba heata, mis puudutab kliimat ja kliimasoojenemist. Ja. Aitäh! Korraks kiirelt kontrollin, ega meil ei ole veebis. Ja üks küsimus siiski ka siin, Erko, sellel aastal on kuiv kevad, kas põudade sagenemise või mitte sagenemise kohta on ka tulemusi? Jah, et põuad pigem sagenevad, eriti suvel. Nii et põllumehed, tehke oma järeldused ja otsused, tänased teadmised, homsed otsused. Aitäh, Erko, ja tänu sulle!